et kurjategija oli ohtlik ja võitlus kompromissitu, kihutasid inspektorid Muhin ja Brjakin mööda minnes nina otsast peateel liikunud Volkswagenil ning võtsid igaks juhuks maha ka ühe elektriposti. Pealtnägijate tunnistusel lülitati politseiautol vilkurit põlema peale õnnetust. Siin on vaadake, kui palju neid inimesi on, kes nägid seda peale? Juba 6 avarii. Ühe pensionäri on nad surnuks sõitnud, viimati põrutati vastu posti 18. märtsil. Kuid sellega jamad Mehaanika ja Keemia tänava ristmikul ei piirdunud. Konflikt tekkis pealtvaataja Rauli ja päästetööde juhi vahel. Tunnistaja Raul hakkas vastu siis minule kui selle sündmuse siis päästetööde juhile, kuna tal oli suus suits ja politseiauto bensiinipaagis oli kõva bensiinileke ja tuleoht oli sündmuskohal kõrge, siis ühesõnaga ta ei allunud verbaalsele korraldusele ja jutu ühesõnaga vaidluse käigus ma siis mõtlesin, et ma lahendan selle olukorra siis selliselt, et ma napsan tal oma raadiojaama antenniga, mis on nüüd siis siin see suhteliselt peenike, selle suitsu lihtsalt näpu pealt ära, aga ma ei ole õppinud võitlema inimestega raadiojaamadega ja ma olin mööda, nii et see suits jäi tal kätte tegelikult. Samal hetkel tormas Raulile kallale politsei. Raul muidugi kasutas väga ebaviisakaid väljendeid minu suunas, mis ka mul tõsi, vererõhu üles tõstis ja vaevalt ma jõudsin selle mõtte mõelda, et peaks paluma politseinik abi, kuna tuletõrjud mitte kunagi inimestega ei kakle. Politseinikud tulid jooksuga siis seda vastu hakkavat inimest ära viima lihtsalt selle inimese sündmuskohutuse mõttes. Aga siis kaasunud sõber sattus tänu enda võib-olla apsakale sellesse sündmuste keerisesse. Ta üritas tunnistaja Rauli politseinike käte vahelt välja kiskuda, ühesõnaga üritas pugeda sinna vahele, et politseinikud sõbrast lahti saada ja siis üritas ka olukorda lahendada ka tegelikult veel tolleselt üks rahumeelsel teel. Nad tahtsid hirmsasti Rauli, et поставим его машину. Mõtlesid, et не надо, я здесь рядом живу, зачем его трогать, мы ничего не делали. Зачем его трогать? Пусть он будет здесь, мы сейчас пойдем домой все равно. Ma hakkasin ise vene käes rääkima, kuna need venelased keegi eesti keelt rääkinud. Ma tahtsin teda kaitsta, siis mul oli siuke tunne, et midagi hakkab toimuma siin, et see asi ei ole normaalne, sellepärast, et need mennad olid, ma ütlen, et nad olid väga kurjad. Ma ütlen, et mul omal on kodus Rottweiler ja ma olen näinud, kui Rottweiler vihastab ausalt öeldes. Mul jäi siuke samasugune mulje, et siin läheb madinaks. Tegelikult oleks hetkeks juba avarii vastu huvi kadunud inimestel. Kõik tahtsid seda võitlust näha ja kuna võitluse üheks pooleks olid politseinikud, siis seda huvitavam see oli ja seda raskemaks muutus minu töö, kuna ma ei olnud suutnud veel tolleks ajaks kõiki inimesi ohutuse kaugus sajada. Hakkas publiku seast tulema selliseid vastuhõikeid, et mida te siin õige karjute, et las me vaatame, kuidas siis politsei tunnistajaid elimineerib. Mis õigus neil on? Mis õigus analoogside peale neljadesse? Mis õigus neil on muuta mina kõrva seisma ja tulevad mulle kallale? Võta filmis. Anna tiilis! Laske lahti teist! Laske lahti, palun, Laske lahti, ma ei tee midagi neile. Ma ei tee midagi. Kuidas siin on? Ma ei tee midagi. Ma ei tee midagi, mis te vennate mind? Palun, ärge tehke midagi, ma ei teinud midagi. Palun, mida ma tegin, Mida ma tegin, Подождите секундочку. Я ничего не делал. Я не делал ничего. Помогите, пожалуйста. Soliidne ärimees, kes sõpra päästes vastu kapotti suruti, oli kunagine NSV Liidu karatemeister Olav Kivirand. Sest mul oli selline tunne, et mu kallal on lihtsalt marutaudis koerad lihtsalt. Ma tean, nad olid nii vihased, et see oli midagi kohutavat, kus absoluutselt ju midagi nagu ei toimunud ju tegelikult. Selle asemel, et abistada neid inimesi, kes tegelikult nagu kannatasid sellest, see naine ja tema laps. Selle asemel, ma ei tea, lihtsalt tegeleti inimeste lihtsalt piinamisega. Raul ja Olav topiti kongi ja lohistati Wismarisse. Seal tuvastati neil 0,5 promilli. Mingi hetk toimus mingi muudatus ja öeldi niimoodi, et вы понимаете, что у нас человек, наш товарищ пострадал, и мы целой ночью работали, что мы очень устали, вы должны нас тоже понять, что пишите заявление, что у вас претензий нет. Muidugi me kirjutasime selle avalduse.
Ja siis toodi mind ilusti koju ukse ette ja kogu lugu. Õhtul läks Olav siiski veel traumapunkti. Õlg oli tõsiselt viga saanud.